MTÜ Valgamaa puuetega inimeste koda asutati 22. septembril 1994. aastal katuseorganisatsiooniks erinevatele puuetega inimeste seltsidele ja ühingutele. Koja põhieesmärk on olla selles valdkonnas tehtava töö maakondlik koordinaator. Tänasel päeval kuulub organisatsiooni 760 liiget üle maakonna. Käivad kuuldused, et selles organisatsioonis tegelevad atsakad. Mis asi? Atsakas. Atsakas või? Meie oleme atsakad. Atsakas see tähendab rõõmsameelne, teotahteline, organiseerimisvõimeline. Võib-olla öeldaksegi vanemate inimeste kohta, et atsakad on, noored on niigi. Aga kui vana inimene paistab nagu rõõmsameelne ja selline teotahteline ja võib-olla selle kohta siis öeldakse, et näed atsakas on. Mina mõtlen niimoodi. Kui inimesel saab ütelda, saab ka organisatsioonil ütelda. Kui ikka organisatsioon nii palju inimesi ühendab ja tegutsema paneb, ma arvan, et siis ta on ju atsakas. Kui seda sõna kasutad, ma esimest korda kuulen nii, et... Kojas toimuvad aktiivsed huviringid, milleks on 3 võimlemisringi, 2 tantsuringi, 2 lauluringi, luurering, käsitööring ning spordimängude ring. Lisaks leiavad aset erinevad info- ja koolituspäevad nii Maanteeameti, Päästeameti kui ka Politsei- ja Piirivalveameti poolt. Aga kes teevad siis sellest majast kodu? Ma arvan, et ikkagi inimesed, kes siin käivad. Need inimesed, nende tohutu suur süda. Nagu jällegi, et tegelikult võiks ütelda, et mul on see probleem ja veel see ka, aga kui ta majja tuleb, siis ta ütleb alati, et oi, tere ja selles mõttes, et see nende tõesti see atsakus, nagu sa ütlesid, et nende peas toimub väga palju, nad mõtlevad välja üritusi ja selles mõttes, et nemad on need, kes sellest majast teevad selle kodu. Missugust nõu annavad atsakad, et vananeda väärikalt? Kodust välja tulla, suhelda inimestega. Mitte mõelda selle peale, mis halvasti, vaid mõelda selle peale, mis hästi on. Et ei olegi ka see virisemine ja vingumine, see mitte midagi ei anna, sellest midagi paremat ei lähe. Selleks, et väärikalt vananeda, sa pead alustama juba lapseeas. Toitumine, liikumine, tervislikud eluviisid. Eakas eas huviharidus on sama oluline kui noorte huviharidus, sest nii kaua, kui me suudame inimestele pakkuda tegevust ja nii kaua, kui nende silmad säravad, suudavad nad toime tulla oma raskustega ja olla ühiskonnas nagu kasulikud ja võrdväärsed liikmed.